sa oled cringe, kuradi tont. Sain 5 erinevat vähivormi seda vaadates. Palun ka minema. Sellised korraldavadki kooli tulistamisi. Värdkeha. Naised inisevad, pinisevad, vinguvad ja vahel ka laulavad, aga kindlasti mitte ei räpi. Nii inetu keha üle ei saa küll uhkust tunda. Rohkem selliseid nädalategijaid, ehk siis muutub ka midagi. Inimesed ei vali enam üldse, kus ja mida kritiseerime. Võiks räpimaastikul suuri asju edaspidi teha. Sina olid üks inimene, kes pani mulle üldse pähe mõtte, et võiks ka videoid teha. Mul tuli koha peale igatahes pisar ära küll. Super oled. Palju õnne, oled seda väärt. Vahva pliks. Südametega emoji. Ma kutsusin siia täna veel kellegi. Ei hopsti. Ei hopsti. Ja selle viimase kommentaari kirjutaski tema sinu kohta. Kommentaariumisse. No mida? Nii arvas. Issand, suur aitäh. See inimesele, kes on häid kommentaare. Nii suur thank you. Mäletan, ma lugesin kommentaare ka, siis see mulle kohe silma. Need jäävad siia sügavale. Siis mul on nagu mitu korda nagu pisar silma tulnud, sest et see minu arust nii äge, kui veel mingi, minu jaoks ikkagi võõras inimene võtab selle aja ja kirjutabki nagu midagi nii südamest, et ma nagu tajun seda läbi selle ekraani lihtsalt, et nagu See annab endale niivõrd palju juurde, kui sa ütled midagi positiivset. Kindlasti see tulebki kõik endale ringiga tagasi vaata mingil hetkel, et pigem jätta rohkem armastust. Vahet ei ole, mida keegi teine ütleb, aga kui sinul on lõbus, siis go ahead vaata. Aga kui keegi nagu päriselt nagu väga vihkab sind, Siis meil on spetsialistide armi olemas. siis räägi kas vanematele või kellelegi, keda sa usaldad sellest ja küsi neid nõu. Sa võiksid ikkagi kirjutada, kui sa näed mingisugust pulti. Sellega kasvab su julgus. ja siis võib-olla see annab nagu teistele ka seda nagu motivatsiooni või seda juurde, et kuule, ta ütles täna mulle nii, et aga miks ma ei võiks kellegile midagi ilusat öelda.